Relvarahu pikendamist USA ja Iraani vahelises sõjas ei tule ning piirkond valmistub sõja uueks faasiks. Iraan naeruvääristab avalikult Trumpi väidet, et pooled on justkui jõudnud kokkuleppele Iraani tuumaprogrammi või Hormuzi väina kontrolli osas ning selle taustal toimuvad Washingtoni poolt väga kummalised sündmused. Donald Trump teatas, et J.D. Vance ja Ameerika delegatsioon, kes osalevad rahuläbirääkimistel Iraaniga, on teel Pakistani ning eeldatavasti maanduvad nad mõne tunni jooksul. Kuid Teheranis teatati, et nad ei ole oma läbirääkijaid Islamabadi saatnud ning üldsegi ei näe nad mõtet kohtuda ameeriklastega, kes väidetavalt praegu lendavad Pakistani. Pärast seda teatab Trump, et on valmis isiklikult iraanlastega kohtuma, et sõlmida kokkuleppe, kuid lisab, et ta ei kavatse vaherahu pikendada, mis, tuletan meelde, lõpeb 21. augusti õhtul. Vastuseks teatas Iraan, et ei tunnista ühtegi USA ultimaatumit ega kavatse anda oma rikastatud uraani üle Ameerika poolele või, mis on oluline, ükskõik millisele teisele riigile ning ei soovi läbirääkimiste juurde naasta. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, kuid enne kui alustame, palun tellige kanal, vajutage meeldib, kirjutage selle episoodi alla oma kommentaar ja liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Link sellele on kirjelduses. Samas kirjelduses on ka lingid, kuidas saate toetada selle YouTube'i kanali tööd. Olen tänulik iga teie annetuse või sponsorluse eest. Niisiis, Donald Trump teatas ametlikult, et ei kavatse Iraaniga relvarahu pikendada. Seega on Iraanil veidi üle ööpäeva, et sõlmida kokkuleppe, kuid pole mingeid märke, et Iraan oleks valmis läbirääkimisteks. Ja nüüd paneme kõik asjad paika ja arutame kõike järjekorras. Donald Trump teatas täna, et USA asepresident J.D. Vance juhib Ameerika delegatsiooni järgmisel läbirääkimiste voorul Iraaniga Islamabadis enne relvarahu lõppu teisipäeva õhtul. Kuid selle video avaldamise hetkeks oli delegatsioon juba Islamabadis maandunud, kui uskuda Donald Trumpi varasemaid avaldusi, kes ütles, et nad juba õhku tõusevad. Nagu ka eelmisel korral, võivad läbirääkimised pakkuda võimalust viimasel hetkel kokkuleppele jõuda või vähemalt vaherahu pikendada. Kuigi Iraan ei ole veel oma osalemist kinnitanud ja kardab, et see lihtsalt Valge Maja trikk. Alles ööpäev tagasi väitis Trump enesekindlalt, et tehing on peaaegu juba taskus. Tsõdada. Teate, ma tunnen end hästi. Tehingu kontseptsioon on välja töötatud. Ma arvan, et meil on väga head võimalused see lõpule viia. Aga Iraani ametnikud teisest küljest vähendavad ootusi ja näib, et kahtlustavad, et Trumpi jutt tehingust võib olla kattevarjuks millelegi ootamatule. Selle saate salvestamise hetkeseisuga ei ole Iraani ametnikud kinnitanud, et nad saadavad läbirääkijaid Islamabadi ning mitmed Iraani ametnikud on oletanud, et Donald Trumpi tegelik kavatsus võib olla sõja taasalustamine, mitte läbirääkimised. Iraani riiklik uudisteagentuur lükkas ümber info kavandatavatest läbirääkimistest ja teatas, et Donald Trumpi administratsiooni nõudmised on põhjendamatud ja ebarealistlikud. Sageli muutuvad seisukohad, pidevad vastuolud ja jätkuv blokaad ei jäta viljakateks läbirääkimisteks selgeid väljavaateid. Ja juba täna varem sai Iraani välisministeeriumi esindaja avalduse kohaselt selgeks, et Teheran ei plaani läbirääkimisi taastada, nagu nad ütlesid, vähemalt praegu. Samal ajal kinnitas Iraani välisministeeriumi esindaja, et Iraan otsustas sulgeda Hormuzi väina. Tema sõnul avati väin varem kokkulepete raames Washingtoniga, kuid otsus vaadati üle kahel põhjusel. Seoses vaherahu rikkumiste jätkumisega Liibanoni suunal ning USA poolt Iraani laevade mereblokaadi tõttu. Iraani pool kinnitas taas oma usaldamatust Washingtoni suhtes ja kritiseeris USA tegevust. Samuti teatas Iraan, et ei tunnista ühtegi USA ultimaatumit ega kavatse anda oma rikastatud uraani üle Ameerika Ühendriikidele ega ühelegi teisele riigile. Sellest teatas Iraani välisministeeriumi esindaja Esmail Bagai ning tema tsitaat: Iraani Islamivabariik ei tunnista oma rahvuslike huvide tagamisel mingeid tähtaegu ega ultimaatumeid. Iraan kaitseb oma huve nii kaua kui vaja. Kui USA või Iisraeli poolt peaks toimuma uusi avantüüre, reageerivad Iraani relvajõud täielikult ja otsustavalt. Tahan eriti rõhutada,
Ühelgi praeguste ega varasemate läbirääkimiste etapil ei ole tõstatatud küsimust rikastatud uraani Iraani varude üleandmisest Ameerika Ühendriikidele või mõnele teisele riigile. Ja põhimõtteliselt ei ole see variant Iraani Islamivabariigi päevakorras. Selline on avaldus. Ja kõik see juhtus pärast seda, kui Trump avalikult väljendas kindlust peatses rahuleppe sõlmimises ja teatas, et väidetavad nõustusid iraanlased andma kogu oma rikastatud materjali ameeriklastele üle. Iraani tegevus järgnes pärast seda, kui Trump keeldus tühistamast Hormuzi väina blokaadi, samuti pärast seda, kui Teheran teatas, et USA on võtnud uued maksimalistlikud seisukohad. Ja just siin on viimaste päevade kõige olulisem sündmus. Donald Trump kutsus kokku ebatavalise laupäevase koosoleku Valge Maja situatsioonikeskuses, kus tavaliselt arutatakse tulevasi sõjalisi operatsioone. Kohe pärast seda teatas Trump. Pakume väga õiglast ja mõistlikku tehingut ning ma loodan, et nad võtavad selle vastu. Sest kui ei, siis Ameerika Ühendriigid viivad Iraanist kõik elektrijaamad rivist välja ja kõik sillad. Piisab sellest, et oleme olnud toredad poisid. Nad annavad kiiresti alla, annavad kergesti alla ja kui nad tehingut ei aktsepteeri, siis on mulle au teha seda, mis on vajalik, mida teised Iraani presidendid oleksid pidanud tegema viimase 47 aasta jooksul. On aeg peatada tapmismasin Iraanis. Panen siia 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Telli kanal, vajuta kellukesele ja ära unusta panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu. Kuidas seda teha? Kõik lingid ja andmed leiate selle video kirjeldusest. Seal ongi kirjas toeta kanalit Aleksei Petši. Valige endale sobivaim viis. Olen tänulik igasuguse toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head kõigile.